üldiselt ongi Liibanon rahulik. Ent kui kaevada sügavamale pinna alla, võib näha, kui habras ja katkemiseni pingul see rahu tegelikult on. Aga just sellepärast ongi siia vaja UNIFIL-i rahuvalvemissiooni. 2015. aastal missiooniga uuesti liitunud Eesti kontingent on end koos soomlaste, iirlaste ja fiidžilastega sisse seadnud mägidesse Lõuna-Liibanoni At-Tiri külalahistele rajatud patrullbaas. Mida meie rahuvalvajad seal kaugel segase sisekliimaga maal teevad, ongi põhiliselt patrullimine. Selline tolmus trampimine see jalgsi patrull on, mäest üles, mäest alla, saatjaks, masinate kriuksumine ja mootorite mõra. Niimoodi kõnnitakse tundide kaupa, hoitakse silma peal ja näidatakse ennast. Ja siin 2 tee ristis lõpeti meie jalgsi patrull. Tegime ühte tulekahju Jaruuni linnas, aga see osutus tavaliseks kulupõletamiseks kohalikele, olles see mingisugust tähelepanu ei saanud. Ja ka meie lahkusime sealt ja jätkasime oma tavapärast patrulli. Patrull iseenesest läks õnnelikult. Patrull läbi sinise joone juures asuvate vaatluspunktide, kohalikel turgudel, aladel, kust Hezbollah on rakette lasknud. Kokku 10 erinevat patrullivormi. Seeria 300. Turbodiisel mootor. Ilma turbota siin oleks üldse väga raske läbi saada, siin on see õhk on vähe hõredam ja siin on masinad ise kaalub mingi 4 tonni umbes, aga me ära ka koormame, siis on tegelikult limiit on, mida ta üldse kanda võib, on käes. Siia masinasse läheb siis sisse korraga 4 inimest on maksimum. Vahest ka vähem, pluss siis varustus. Ja varustust igal mehel on ka korralikult on kaasas, on see mõjusäki, alfabag siis kogu täissisuga kiiver, sinine vest ja pluss veel patrullivarustus, mis ongi need miiniradarid, meditsiinipaun ja mis veel vaja on, termokaamerad ja nii edasi. Vehicle patrullidesse ei minda pasiga ja tavaliselt me kasutame Blue Line patrullides seda ja siis, kui me teeme admin-rännakuid, et võimalusel kasutame GD-d. Ja selline vaade avaneb siis sihturile. Ent ühe asja poolest erineb eestlaste teenistuskohaks olev Soome-Iiri pataljoni kodubaas ülejäänutest. Mille poolest? Õige! Seal, kus eestlased ja soomlased kanda kinnitanud, on mõistagi saunad. Mitte, et ilmastikutingimused saunast oluliselt erineks. Veega, mida baasi tuuakse suurte tsisternmasinatega, ei ole siin nagunii pirisata. Duši all tohib veeta siin maksimaalselt 90 sekundit päevas. No ja vot sellistes tingimustes eestlased seal koos soomlaste, iirlaste ja fiidžilastega seda habrast rahu valvavadki.